Tere kõigile minu poolt. See, mis ajakirjandus kajastas aasta peale minu poja hukkumist, peaaegu aasta 2010, oli loomulikult sellepärast vale, et neile anti ette täiesti vale info, mis tookord põhines Sotsiaalministeeriumis Terviseametis ravikvaliteedi komisjoni asejuhi Peeter Marna poolt korraldatud täiesti erakordsel pettusel, mis korraldati mitu kuud peale mu poja hukkumist Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe korpuses. Oliver suri 15. oktoobril 2009 ja see, mis hiljem välja tuli, oli niivõrd uskumatu minu enda jaoks, kui ma hakkasin uurima, tegelikult hakkasin ma uurima juba sellel samal sügisel ja tuli see otsus mitte kergelt minu enda jaoks, sest kui ma uurima hakkasin 2009, mul ei olnud meditsiinidokumente, nende küsimisele vastamisega viivitati 3 kuud. Ma sain need alles jaanuaris pärast korduvaid küsimusi ja siis selgus, et terve hulk dokumente on, arstide sissekanded on võltsitud, sealt on ära võetud juhtumi tempel, mis peab olema kõigi dokumentide peal. Aga mis mind aitas edasi, oli see, et meditsiiniõdede kronoloogiliste sissekannete võltsimiseks oleks vaja olnud kõigi õdede nõusolekut ja kuna õed olid valdavalt väga toredad haiglas ja keeldusid sellisest võltsimisest, siis mille eest ma olen neile väga tänulik, mitte kõik küll, aga vähemalt valdav osa neist, siis tänu sellele nende kronoloogiliste sissekannete alusel hakkas aastate jooksul selguma täiesti niisugune pilt, mida ma ei osanud üldse eeldada. Ja mina olen oma 5. eluaastast tänu väga isiklikule kogemusele kahel õhtul. Olen 5. eluaastast sügavalt kristlik inimene. Ma tean, et hea inimese hing on igavene ja see kogemus anti mulle vahetult peale seda, kui üks minu vanematest hukkus tookord. Sellepärast inimese surm ei ole minu jaoks millegi lõpp, vaid ma täiesti siiralt usun, et inimese hing elab edasi. Aga ma ei arva, et teisel inimesel on õigust ükskõik keda tappa, piinata, mürgitada. Ja kahjuks minu poja Oliver Rõigase juhtumis kõik need asjad selgusid. Üks kõige kurvem hetk minu jaoks sellel sügisel saabus mitu nädalat peale Oliveri hukkumist, kui selgus, et talle 2006 kohaliku tuimestuse järel 15 minutiga peast ühes privaatkliinikus, taastavkirurgia kliinikus ära lõigatud tükianalüüs, mille kohta tookord arst ütles, et see kindlasti ei ole midagi halb. Kui selgus peale Oliveri surma, et see analüüsi tulemus on muudetud, võltsitud. Ma arvan, et see Oliveri diagnoosid on algselt pandud, mis nagu hiljem selgus ei olnud täpne. Melanoomi diagnoosi lahtirääkimine on ülioluline, sest peale Oliveri surma korraldati korduvalt mingi tõeline melanoomi hüsteeria. Ja kui me vaatame tegelikult statistikat, siis tundub, et siis kui Oliveri juhtum on nagu üleval olnud, et siis tuleb see melanoomi mingisugune hüsteeria ja siis kui asi on vaibunud, siis ei ole ja siis kui ta jälle üles tuleb, siis hakatakse rääkima, aga tegelikult on juhtum niisugune, et Oliver elas ühe etapi oma elust Šotimaal, võttis Tallinna Tehnikaülikoolist ennast vabaks ja läks oma tüdrukuga Šotimaale elama,
kui nad sealt tagasi tulid 2005, siis kõik oli suurepärane ja 2006 talvel ta ühel hetkel palus, et ma vaataksin just alla tema peanahal oli mingisugune nahavärvi moodustis ja siis me läksime arsti juurde, eraarsti juurde, mitte perearsti juurde, kes vaatas ja ütles, et ise mõtleksime, et mis teha või mitte, et see ei ole midagi erilist ja siis sõitsin mina ära Eestist mõneks nädalaks Prantsusmaale ja kui ma sealt tagasi tulin, siis Oliver palus uuesti seda vaadata ja kuigi tal mingeid kaebusi ei olnud, siis me otsustasime, et me läheme taastava kirurgia kliinikusse ja näitasime seda seal siis kirurg Olavi Vasarale. Ja tehti otsus, et ise ikkagi otsustame, et kas on vaja või mitte lõigata, ühtegi vereanalüüsi midagi ei tehtud ja siis me otsustasime, et võtame siis ära selle ja tehti taastavas kirurgias kohaliku võimestusega lõikus. Läksime, tehti ära, tulime ära ja ei jäänud sinna ööseks ega midagi. Ja arst ütles, et tõenäoliselt täiesti tühine asi. Siis läks mööda ligi 2 nädalat ja ühel päeval oli Oliveril helistanud sellesama kliiniku hoopis teine arst ja kutsus ta endaga kohtuma tööpäeva lõpus. Tema nimi on Roomek Märtsin ja oli talle öelnud, et analüüsi tulemus on tulnud ja sinna on kirjutatud melanoom. Ja siis Oliver liitis mulle, ta ei saanud eriti aru sellest analüüsist loomulikult, et mida tähendab pahaloomuline kasv ja läksime kohale. Kohale jõudsime, siis oli Roomek Märtsin seal ja küsis minult, et kes mina olen, ma ütlesin, et ma olen ema. Selle peale läks ta ära, oli tükk aega ära ja tuli tagasi 1,5 lehekülge pikka analüüsi tulemusega, et nii pikad on tavaliselt siis need esimesed analüüsi tulemused. Ja siis ütles Roomek Märtsin, et kui on niisugune analüüs, et siis nagu hiljem selgus tema teises töökohas Põhja-Eesti Regionaalhaiglas tuleb teha suurem lõikus ja Oliverile profülaktiliselt, et vaadata, kas siis on melanomirakud levinud. Ja sellest sõltuvalt, kuna me ei kahtlustanud, et midagi võib olla valesti, sest paratamatult sa ju pole arstidega kokku puutunud, sa usaldad arste. Ja siis me läksime sinna profülaktilisele lõikusele regionaalhaiglasse, kus täis narkoosis tehti siis see lõikus, operatsioon. Ja sellelt operatsioonilt siit ümbert siis mitte midagi mingeid vähirakke ei leitud ja ütleme, oma olemuselt oli see täiesti tulutu operatsioon, aga üllatus, kui Oliver saabus operatsioonilt palatisse, kus siis ma ootasin teda kõik see aeg, siis selgus, et tal oli nuga kõhtu löödud selle pealael toimunud siis profülaktilise operatsiooni käigus ja tal oli tekkinud siia väga suur haav ja meie käest keegi luba ei küsinud, aga meile siis väideti, et see haav on lihtsalt siis selleks, et millegipärast siis kõhunahalt võeti nahka, mis siis pandi siile mõttetu operatsiooni käigus siis tagasi siia pea peale, samas see on ju ka kosmeetiliselt suurelt näha, et miks ei võinud seda nahka võtta reielt või kuskilt sellisest kohast, kus see poleks inimesel niisugust silmnähtavat operatsioonihaava tekitanud, ma ei tea seda. Aga pärast kõiki neid valesid, mis selgusid Oliveri juhtumis siis aastate jooksul, ei ole mina enam kindel, et see nuga löödi kõhtu võib-olla hoopis muudel põhjustelt, võib-olla sealt kavatseti midagi võtta, mida iganes. Ja vähemalt ma vaatasin endale teadmiseks järele, et ka neeruvõtmise haav on tegelikult võib-olla sama koha peal. Aga siis oli selle ka kõik ühel pool, Oliver pidi hakkama käima kontrollis, kunagi midagi talt ei leitud. Ja siis, kui ta hukkus aastaid hiljem seal haiglas, ma läksin uuesti taastava kirurgia kliinikusse, kuna oli selgunud, et Oliveri medtoimikus on tema algne analüüs, mis oli 1,5 lehekülge pikk ja mis viitas ka mingistele probleemidele silmadega, kuigi tal neid kunagi ei olnud, et minul on silma juures sünnimärk, et võib-olla siis
doktor Roomek seda kuidagi vaatas ja ajas midagi segamini. Et siis ma läksin sinna Taastave kirurgiakliinikusse peale Oliveri hukkumist ja selgus, et alles on ainult niisugune väikene algus sellest analüüsist ja see on tehtud mitte Taastavas kirurgias, vaid siis nagu selgus Ida-Tallinna Keskhaiglas, aga mis on huvitav, et siin materjali võtjaks märgitud inimene, Heleriin, kellega võtsin ühendust, on mulle digiallkirjastatult siis kinnitanud, et tema nimi ei saa siin olla mitte mingil juhul kirjas materjali võtjana, sest tema sellega ei olnud absoluutselt seotud. Ja kui ma seda analüüsi nägin ja sain aru, et mu poja algne analüüs on nagu täielikult siis muudetud, siit on nii palju ära võetud, siis muidugi see oli koht, kus mul oli väga raske. Sellepärast, et ma mõistsin, et midagi võis päris algusest väga valesti minna ja hiljem ma leidsin uudise, mis siis tuli ajakirjandusse, et see doktor, kes andis meile selle analüüsi, kutsus Oliveri endaga tööpäeva lõpul kohtuma, mõisteti rahvusvahelises ühes mingis seksuaalperversust netikuritegudes süüdi Ameerika poolt antud info alusel, siis mingi, ma ei tea, hakka seda täpsemalt seletama, aga kõik see oli kuidagi väga veider. Ja 2 aastat Oliver, 2,5 aastat käis ta siis uuringutel, 2008 ta otsustas, et talle aitab, et kõik on kogu aeg korras, et miks ta peaks seal käima ja et ta tahab ära lõpetada, et see on puhtalt inimesele väga suur stress, kui sa iga mõne kuu tagant pead minema Hiiule tegema neid analüüse ja siis ootad siis seda vastust. Ja siis ütles talle arst seal, et okei, aga teeme enne ühe tuumaainega uuringu, Soomes tuuakse mingisugust ainet tuumajaamast ja väga põhjalikult siis uuritakse ja mul tekkis väga halb tunne sellega seoses, ma võtsin ühendust oma Soome kolleegi sugulasega, kes on arst Soomes ja uurisin selle kohta ja ütles, kui see korralikult tehakse, midagi halba ei juhtu ja mõtlesin, et okei, teeme ära selle uuringu. Ja mis seal uuringul juhtus, ma ei tea, aga Oliver tuli koju, see oli detsember 2008, vähem kui aasta siis enne ta hukkumist ja ta tuli koju, ta oli väga närvis, et arstid olid väga imelike nägudega olnud, midagi sealt uuringult ohtlikku ei leitud, aga ta jäi sinna 2 korda kauemaks. Järgmisel päeval tal tekkisid kehale punased laigud, et kas seal siis midagi läks viltu, mis ma ei tea seda. Siis jaanuaris 2009 käis ta oma tüdrukuga Egiptuses ja tegi väga rumala otsuse, läks sukelduma sukeldusvarustusega, mõtlemata, et tal siis on ikkagi pea peal tehtud niisugune lõikus ja see rõhk ei ole kindlasti hea. Ja siis purkud edasi, tekkisid tal peavalud, siis ta läks perearsti juurde, kes ütles, et midagi hullu ei ole, aga lõpuks ikkagi otsustati, et on vaja teha operatsioon ja tehti siis PERH-is operatsioon, lõigati siit eest midagi mädast ära ja alles siis hiljem öeldi, et see on melanoom, kuna kui sul on korra Eestis pandud üks mingi diagnoos, siis lähed sinna automaatselt edasi. Rohkem Oliveri peas mitte midagi ei leitud ja peale tema hukkumist, kui selgus, kui üldsusele jäeti mulje, et ta hukkus sellepärast, et ta pea oli kasvajad täis, siis lahangul Oliveri peast kasvajat ei leitud. Isegi oma haigla arst, kuna politsei keeldus kriminaalmenetlust algatamast, oma haigla arst kirjutas siis surmateatisele vahetult peale seda lahangut, et surmapõhjus oli peajuturse ja kui ta mulle helistas peale lahangut ja ütles, et noore inimese puhul on alati väga hea, kui ma saan öelda mingi konkreetse põhjuse, miks inimene on surnud, et teie poja puhul ma leidnud mitte ühtegi põhjust, siis ma küsisin, et kuidas nii, et pidi olema ju pea suur kasvaja ja siis ta ütles mulle, doktor Marge Soom, et peas kasvajat ei olnud ja see oli muidugi korralik löök mulle.
ja see oli siis vahetult oktoobris peal seda, mis oli siis haiglas toimunud. Ja kui ma hingedepäeval 2. november avalikustasin ajakirjanduses mõned esimesed need väga jõhkrad siis eutanaasiale kutsumise ja igasugused muud asjad, mis olid seal meile väga suureks üllatuseks toimuma hakanud haiglas, siis peale seda novembris peaaegu kuu pärast Oliveri hukkumist haigla muutis oma diagnoosi ja pani põhjuseks, et see peajuturse oli tekkinud siis mingist silmale nähtamatust metastaatilisest külvist. Samas 3 aastat peale neid õudusi seal haiglas, kui augustis 2012 lõpuks Eesti Kohtuekspertiisi Instituut kinnitas Oliverile tegelikult manustatud ainete loetelu ja ma süvenesin siis nendesse õdede ja kronoloogiliste sissekannetest, siis tuli välja, et Oliveril oli algusest peale antud peajuturset suures koguses manustamisel tekitavat ainet dexametasooni esimesest õhtust peale 24–48 korda rohkem absoluutselt iga päev sellest kogusest, mis ta oli enne pidanud võtma, see tähendab 0,5–1 milligrammi asemel oli talle manustatud iga päev 3 korda 8 ehk siis 24 milligrammi. Ja see oli ainult siis murdosa, mis hakkas selguma aastate jooksul, milliste vahenditega oli Oliveri väärkoheldud, piinatud, mürgitatud. Ja nüüd me võiksime jõuda siis selle põhjuseni, et miks Oliver jõudis ikkagi siis haiglasse, kui ma ütlen, et ma olen praktiliselt kindel, et tal tegelikult seda melanoomi ei olnud. Haiglas ma uskusin, ma isegi olin nõus maksma, kui doktor Regina Roone mulle valetas, et on melanoom, ma olin nõus maksma raha ja maksin 1000 eurot kohe ära, kui mulle pakuti keemiaravi seda pojale, seda muidugi keegi kasutama ei hakanud, aga pärast ma nägin Äripäeva loo järel, et doktor Regina Rooneem on siis üks ravimifirmade kulul ringi reisiv arst. Aga miks siis Oliver sattus tookord nende sellel saatuslikul sügisel haiglasse, oli see, et ta käis septembri alguses tookord ligi 30 sõbraga lõbutsemas Stockholmis ja peale seda nädal aega hiljem pidasid nad maal väga lõbusat sünnipäevapidu 12. septembril. Ja kuna ta tundis ennast absoluutselt suurepäraselt, siis ta otsustas, et ta lõpetab selle 0,5 milligrammi dexametasooni võtmise üldse ära ja küsis ka minu nõu. Ja mina ei oska midagi öelda, ütlesin, et kui on seda nii vähe oled võtnud ja arst oli öelnud, et ta võib ise vähendada tunde järgi, et loomulikult siis võid sa seda proovida. Aga et kui midagi nagu enesetunne läheb halvemaks, et eks siis vaatab edasi. Ja enesetunne läks ka halvemaks, sest selgus, et kui sa oled pikalt võtnud, siis sa ikkagi ei tohi järsult lõpetada. Ja siis me otsustasime minna täpselt nädal peale Oliveri sünnipäeva 19. september 2009 Mustamäe haigla EMO-sse lihtsalt kontrollima, et kas peaga on kõik korras ja kas on mingid probleemid. Ja seal tehti pilt, kõik oli midagi halba ei leitud, aga kahjuks selle EMO visiidi ajal, nagu hiljem selgus, Oliverile oli manustatud ja antud siis kodus edasivõtmiseks korraldus võtta sellist ainet, ravimit, mille nimi on Serucal ja mille toimeaine on metroklopamiid. Ja nüüd ma tahaksin öelda absoluutselt kõigile naistele, kes te olete viljakas eas, et kui ma sellest ravimist ja selle kohta antud ohuhinnangust Euroopa Meditsiiniagentuuri poolt, kes uuris seda mõned aastad peale Oliveri hukkumist väga põhjalikult Prantsuse meditsiiniagentuuri nõudel, kuna Prantsusmaal oli väga palju probleeme selle metroklopamiidi tüsistuste ja selle tagajärjel tekkinud surmadega, siis Eesti Ravimiameti küljel ei olnud Serucali ja metroklopamiidi kohta kirjas, et selle üks võimalik väga tohutult hulle neuroloogilisi tüsistusi, kõrvalmõjusid võib olla
tasakaaluhäire ja kuna Oliveril kohe peale selle aine manustamist järgmisel päeval, mille on ka perearst kinnitanud, üks silm vajus kõõrdi, üks näopool läks tuimaks ja tekkisid tasakaaluhäired, kõik sellised asjad, mida tal mitte kunagi ei olnud, siis me läksimegi sinna EMO-sse ja tagasi 5 päeva hiljem, siis 24. september, olles päev enne käinud perearsti juures, palunud uuringuid, et mis juhtunud on ja perearst andis meile tegelikult uuringuteks saatekirja hoopis Ida-Tallinna Keskhaiglasse. Aga me otsusime minna tagasi PERH-i, kuna selle külastuse ajal oli siis midagi juhtunud ja me arvasime, et tõenäoliselt siis selgitakse välja, et mis on toimunud siis. PERH-is tehti analüüsid, meile nende tulemusi ei näidatud. Hiljem selgus, et tehtud analüüs oli näidanud, et tal oli tekkinud peale ilmist külastuste metroklopamiidi kasutamist ka verevalandus peas. Selle on arst ebapurde pannud diagnoose kirja, aga mingil põhjusel siis diagnoosi tulemust meile ei näidatud. Ja meid ei tahetud haiglasse üldse võtta ja öeldud, milles nagu on probleem ja keegi ei öelnud, et metroklopamiid võib tekitada sulle niisugusi siis meeletuid probleeme. Ja siis ma helistasin sealt alt EMO-st oma poja klassivenna ja kõige parema sõbra isale, neurokirurgi osakonda, neurokirurg Alar Laksile, kes oli mulle oma telefoni andnud kunagi oma poja kaudu, me olen temaga kunagi varem suhelnud ja ma küsisin nõu, et mis me nüüd teeme, et meil on eelmise EMO külastuse järel niisugune probleem tekkinud ja et meile öelda, mis on, ei taheta ka uuringutele võtta. Ja ma tõesti lootsin, et paari päevaga tehakse uuringuid ja öeldakse meile, mis juhtunud on. Ja siis doktor Alar Laks korraldas asjad nii, et me tulime tema osakonda neurokirurgiasse, kuna inimestele on jäänud, kes on meie juhtumiga kursis mulje, et me läksime mingisugusele kasvaja operatsioonile neurokirurgiasse ja et kõik oli enne kokku lepitud ja ema on loll, kes ei saa aru, eks ole, et see on absoluutselt niimoodi, et tegelikult me läksime sinna sellepärast, et meil oli teada nõusolekuta manustatud seda jubedat ainet, mis võib tekitada selliseid siis kõrvalnähte ja me ei teadnud seda. Ja ma tahan Ravimiametile, kes tegelikult on mulle väga head nõu andnud ja väga korrektselt, ma ütlen, on käitunud ravimiohutuse osakonna juhataja seal. Kogu selle menetluse ajal kõik küsimused, mis ma olen küsinud Ott Lahiuselt, ma olen alati väga korrektsed vastused saanud. Ma võin öelda, et ainus ametnik kogu selle protsessi jooksul, kes tõeliselt käitus riigiametnikule kohaselt. Et siis kahjuks ei ole see metroklopamiidi ja serukalil Eestis ka rasedatele võimaliku nagu halva enesetunde iivelduse puhul antav ravim. Inimesed ei tea seda, et sellel võivad olla täiesti meeletud sellised mõjud. Ja mina sain sellest teada alles 4,5 aastat pärast Oliveri hukkumist 2014, kui patsientide esindusühingu juht Pille Ilves uuris välja selle ja ma lihtsalt ütlesin talle, et ma leidsin, et mul on veel niisugune detail on uurimata, et ma leidsin Oliveri kotis selle serukali purgi üles. Ja siis Pille leidis, et Euroopa Meditsiiniagentuur oli just mõni aeg varem lõpetanud väga pika ja põhjalika uuringu ja oli öelnud, et seda ei tohi anda. Ja kui ma sellest kirjutasin Facebookis, võttis minuga ühendust ka üks apteeker, kes ütles, et ta luges seda ja tal tekkis totaalne õudus. Ta ütles, et kas te teate, et seda ainet antakse Eestis täiesti vabalt ka rasedatele ja et ka talle endale oli seda välja kirjutatud ja mingil põhjusel ta oli võtnud ainult 1 tableti ja otsustanud, et ta ise ei võta. Nii et ma tahaks selle meie põhjuse kohta sinna haiglasse minekul nüüd öelda seda, et kui te teate, mis aineid teile antakse, siis ärge otsige ainult ravimi nimetuse järgi, vaid vaadake kindlasti toimeaine järgi, näiteks seda metroklopamiidi turustatakse erinevate ravimite nimede all ja te saate kõige parema ülevaate võimalikest tüsistustest siis, kui te vaatate kas Euroopa Ravimiameti või siis Ameerika Ravimiameti neid ravimite siis infolehti ja seda olen ma
kõigi puhul teinud. Aga meile seda tookord ei öelnud, meile jäeti mulje, et Oliveriga on nüüd asjad sealmaal, et pea on kasvajad täis ja sellest on kõik need probleemid tekkinud ja meie lootus, et me 2 päevaga sealt osakonnast pääseme, kahjuks ei täitunud, sellepärast, et me läksime sisse neljapäeval ja nagu hiljem selgus, meile teadmata oli Oliveri esimesest õhtust saadik hakatud võimastama igal õhtul sopitiin nimelise ainega. Selle korralduse ravimite sissekannete lehe järel, nagu hiljem selgus, oli andnud doktor Aadu Liivat, kes ei olnud üldse mitte kordagi Oliveri raviarst ja kes pärast seda, kui me tüsistuste tekkimisel seal haiglas selle 48-kordse dexametasooni laadungi igapäevase manustamise ja sopitiini kuimastamise järel leppisime kokku haiglavahetuse, aga sinna vahele jäi nädalavahetus ja siis seesama doktor Liivat sattus tööle, tõenäoliselt mitte kogemata. Ja juba esimese nädalavahetuse päeva laupäeva hommikul, nagu siis sellest samast Kohtuekspertiisi Instituudi loetelu järel vaadatud ravimitest selgus, siis oli Oliveril hakatud manustama tilgutis meeletus koguses seda skisofreenia ravimit haloperidool, mis oli nõukogude ajal muuhulgas kasutusel siis poliitvangide piinamisvahendida ja millest ka hiljuti kirjutas väga pikalt Washington Post. Et see on üks tõeliselt jube ravim ja ütleme, tegemist oli täiesti tavalise, normaalse, toreda noore mehega, kellel ei olnud iialgi mingist skisofreeniat ega midagi, vaid seda kasutati siis lihtsalt selleks, et hakati igati takistama meie haiglast äraminekut. Ja siis sai see nädalavahetus läbi, see doktor Liivati suhtlus minuga oli minu jaoks väga hirmus, sest sellel laupäeval ma nägin koos pojaga üldse esimest korda, et niisugune arst on olemas, ma ei olnud temaga varem kokku puutunud, meil ei olnud õrna aimugi, et selleks ajaks olid praktiliselt ligi 10 päeva oli siis tema antud korraldusel manustatud seda uimastavat ainet sopitiin ja et ta oli vahepeal pikendanud Oliveri tervise järsule halvenemisele vaatamata haiglas seda 48-kordset dexametasooni laadungit ja meil ei olnud, kuna me ei olnud kokku puutunud, siis meil ei olnud temaga olnud ka absoluutselt mingist konflikti. Aga see konflikt tekkis sellest, et Oliver tundis, et see aine, mis talle manustatakse siis sellel laupäeva hommikul, mõjus talle nii kohutavalt, et ta nõudis tilguti äravõtmist endalt. Ja meie arvasime enne kogu aeg, et tilgutist tulevad lihtsalt vitamiinid ja vedelik. Aga doktor Liivat keeldus seda siis ära võtmast, tuli palatisse lõpuks ja ütles mulle, et tema on arst, mina ei ole. Ja kui ma ei allu korraldustele, siis mind visatakse välja ja ma ei näe oma poega enam kunagi, kusjuures Oliver oli seal kõrval voodis ja tal tekkis totaalne hirm oma elu pärast, sellepärast, et tema oli see, kes oli mul palunud käia õdedele kohe ütlemas, et palun võtke tilguti ära. Ja siis me otsustasime, et me siis allume neile korraldustele. See on mulle väga raske mõelda, mis tunne võis Oliveril siis olla seda haloperidooli saades. Tookord ma ju ei teadnud seda, et talle seda manustati, et see tuli siit dokumentidest alles hiljem välja. Otsustasime, et kuna nagu nii nädala algul me saame minema, et siis me püüame kõik teha, et mind siis sealt välja ei visataks. Esmaspäeval selgus, et raviarst on mõtlematult kadunud puhkusele ja ei olnud ühtegi inimest, kes siis vormistaks meie väljamineku sealt haiglast äramineku ja siis lepiti kokku, et see päev saab olema kolmapäev. Aga kogu selle meeletu siis keemilise mürgitamise tagajärjel Oliveri olukord ka skisofreenia ravimiga nädalavahetusel ja siis pühapäeval anti talle veel salaja korduvalt Xanaxit dokumentide järgi.
oli ta olukord esmaspäeval juba tõsiselt hull ja teisipäeva hommikul siis tuli üks uus doktor, kes vaatas teda ühe õe kutse peale ja ütles, et siin on ju tegemist raudselt kopsupõletikuga. Ja siis selguski, et Oliveril oli 2-poolne bakteriaalne kopsupõletik, mida siis ei olnud üldse ravitud ja ta pandi intensiivpalatisse. Mind sinna ei lubatud ja nagu välja tuli, siis doktor Liivat oli kohe sinna suundunud, ta oli toppinud Oliveri kõrri toru ilma minu loata, sest doktor Nääb käis minu käest küsimas ja ma ütlesin, et ei, et seda ei tohi panna, kuna me läheme ära siit haiglast ju, et kui sul on kõrris toru, siis on ikkagi see juba hoopis raskendatud, aga sellest doktor Liivat ei hoolinud ja see toru oli siis pandud selleks ajaks, kui mina jõudsin, lubati ma sinna palatisse minna ja hiljem selgus ja Oliver oli selleks hetkeks oimetu, magas. Hiljem selgus, et talle oli sinna intensiivpalatisse viimise järel kohe manustatud järjekordselt meeletus koguses seda skisofreenia ravimit haloperitool ja seejärel hakati talle manustama 7 korda propofoolit. Mõlemat ainet ei tohi anda hingamisraskustes inimestele ravimit juhiste järgi ja seda tehti vahetult peale seda, kui oli diagnoositud 2-poolne bakteriaalne kopsupõletik streptokokk. Jätkuvalt meie midagi ei teadnud ja mina ei olnud lihtsalt võimeline aru saama, et kuidas siis nüüd niimoodi, et päev enne ära minemist oleme nüüd sellises seisus, kus inimene on oimetu ja sa ei saagi minna, sest ma lihtsalt ei saanud aru, milles on see põhjus, sest mina ei teadnud seda ainete manustamist. Ma näitan teile lihtsalt vahepeale, kui te lähete Eesti Vabariigis haiglasse, siis te peate täitma paberid. See on teadva nõusoleku ankeet, mis mulle saadeti näidis, mis mulle saadeti alles pärast juhtumi kinnimätsimist Euroopa Inimõiguste kohtus. Sellist näidist Oliveri puhul ei ole, sest me läksime lihtsalt uuringutele ja seda, et tilgutisse manustatakse neid jubedaid aineid, meie ei teadnud. Võimalik, et üks põhjus, miks doktor Liivat niimoodi käitus, oli see, et kui me oleksime ära läinud dokumentatsioonis kaasa tulnud, siis oleks välja tulnud, et inimene, kes ei olnud üldse raviarst, oli manustanud, andnud korraldusi juba tavapalatis raviarsti teadmata. Ja või ma tõesti ei tea, et mis siis täpselt see põhjus võis olla, sest 2018 selgus, et Oliver Rõivas langes Mustamäe haiglas tegelikult ka elundijahi ohvriks, millest me siis räägime hiljem. Ühesõnaga, ja siis peale seda intensiivpalatisse panemist siis öeldi, et igal juhul teisipäeva hommikul me saame siis ära minna, et kiirabiga viiakse siis haiglast ära sinna Hiiula teise korpusesse, kuna ma jätkuvalt ei välistanud seda, et kõik see, et midagi pole valesti läinud, sest doktor Alallaks, kes oli mu sõbra isa, kinnitas mulle, et midagi pole meie teadmata manustatud. Ma loomulikult, mul tekkisid kahtlused, aga tõesti ei ole ja siis mõtlesin minna Hiiule lootuses, et seal tehakse analüüsid ja me olime kogu aeg palunud ka veel lisaks puugianalüüse, kuna Oliveril on terve hulk puuke, siis tõi suvel kaastigi ringi rännanud ja just septembris siis olid puugid olnud ja puugid võivad anda sulle samamoodi tasakaaluhäireid, puugihaigused. Ja siis saabus äraminemise päev, kolmapäev ja tulen haiglasse hommikul ja selgub, et minu poeg on nagu absoluutselt oimetu. Ja doktor Ikke Nääb ütles, et nüüd te näete, millises olekus ta ikkagi on, et ma tühistasin selle teie haigla vahetuse, te ei lähe siit Mustamäe haiglast mitte kuhugi. Ja mul ei olnud sellel hetkel midagi võimalik teha, sest mu pojal oli toru aetud kurku. Ma ei teadnud, et mida talle oli manustatud. Mul oli pidevalt öeldud, et ma olen loll, kes ei saa aru sellest, et ainus põhjus, mis on see, et inimene on pea on kasvajad täis.
Ja sellest kohtuekspertiisi instituudi siis aktist, mis 2012 ligi 3 aastat peale Oliveri tapmist seal Mustamäe haiglas koostati, selgus, et sellel hommikul, kui mina siis tulin kolmapäeval 7. oktoobril, sellel hommikul mõni tund enne minu saabumist oli minu pojale esimest korda elus manustatud suures koguses kõige kangemat narkootilist ainet, fentanüül. See on kohtuekspertiisi akti nimekirjas mainitud ja selle manustamine on kinnitatud ja Oliver ei olnud mitte haiguses toimetu, vaid ta oli narkootilise ainega uimastatud. Ja kõik need jubedused ma sain õnneks teada mingi mõne kuuse vahega, sest ma arvan, et kui ma oleksin kõik saanud kohe teada, siis on täiesti võimalik, et mu süda ei oleks lihtsalt vastu pidanud. Siis, kui seal kolmapäeval oli, siis haiglavahetus oli tühistatud, siis pärastlõunal oli võimalik Oliveriga jälle suhelda, et siis ei olnud enam vaja teda narkootikumiga uimastada ja siis ta ärkas üles ja näitas käega, nagu et siin on ka sissekannets kirjutanud, näitas käega kõik, mis ta tahtis, rääkida sa ei saa, kui sul on torukurgus. Ja neljapäeval me siis tegime uue katse haiglast ära minna, palusime doktor Eke Nääbi, et ta meid välja kirjutaks ja doktor Eke Nääbi ütles meile, et väljakirjutamine jääb esmaspäevaks 12. oktoobriks, kuna tal ei ole lihtsalt aega paberimajandusega tegeleda. Ja neljapäeval oli tööl õde Nonna Krasnova, kes korraldas seal päris korraliku skandaali seal haiglas, ütles, et osakonnas ütles, et Oliveril ei ole absoluutselt kõike seda vaja, mis te olete teinud. Ma mäletan, et Oliver oli sellel päeval nagu täiesti normaalne, suhtles minuga ja ta oli muidugi meeletus hirmus. Ja ma kogu aeg, ja minuga ta suhtles, kuna tal oli siis kurku oli pandud see toru, minuga ta suhtles kirjutades. Kuulis kõike, aga siis kirjutas mulle. Ja siis me leppisime kokku, et esmaspäeval lähme ära, nagu on lubatud. Ja siis tuli kuidagi üle elada see reede, laupäev, pühapäev. Olid kõik näitajad nädalavahetusel suurepärased, enesetunne oli okei. Ja esmaspäeval 12. oktoober selgus, et nüüd on järjekordselt uus raviarst ja minu tulekul oli siis haiglas intensiivpalatis neurokirurgias vahetuse üle võtnud doktor Tiiu Paulus. Nagu kohtuekspertiisi aktis selgub, oli Oliver järjekordselt enne minu tulekut siis kokku lepitud haiglavahetuse päeval. Järjekordselt oli ta narkootiliselt uimastatud. Kuigi mul ei olnud seda öeldud, siis mul olid väga suured kahtlused ja kui ma tulin, siis mulle öeldi, et lõpetage nüüd ära, et saage nüüd aru, et teie poeg on lootusetu ja et teil ei ole vaja siin olla, minge ära. Ja ma keeldusin minemast, võtsin oma poja kass, vihtasin talle sinna voodi peale. Ma ei saanud lihtsalt aru, kuidas see võimalik on, mõni nädal tagasi kõik oli täiesti normaalne ja nüüd on siis nagu, mis siin nagu toimub. Ja panin oma käed talle ümber, ma mäletan, kell oli umbes 10. Vaatasin, et ükski voolik ei oleks ta küljes. Ja siis läks üks paar tundi mööda ja ühel hetkel Oliver pani käe mulle kaela peale. Mul on kaela peal sünnimärk ja andis mulle sellega märku, et ta on üles ärganud. Ja selgus, et siis oli selge, et lõplikus koomas inimesel oli lihtsalt enne minu tulekut jälle midagi tõenäoliselt sisestatud. Ja siis me tahtsime ära minna loomulikult jälle ja mingil hetkel, sellega ei oldud nõus ja mingil hetkel siis jälle nagu selgus, et Oliveril hakkas halvem. Ja nagu kohtuekspertiisi akti 12. oktoober medikamentide sissekannete leht siis kinnitas. Pärast seda, kui Oliver üles ärkas, oli talle antud suures koguses penitsinliini
ja seejärel 12. oktoobri 2009 pärastlõunal manustati talle Eesti Ravimiametis mitte registreeritud, vähemalt tollal, ja oma kiire oimetuks tegeva mõju tõttu vägistamisdroogina tuntud klofeliinit väga suures koguses 2 korda. Seda tehti täie teadmise juures, kui sa manustad mingit ühte ravimit kogemata, siis on see arusaadav, aga kui vaadata seda meeletut listi nendest kohutavatest ainetest, mis siis kõik kasutati selleks, et ma haiglast ära ei läheks. Ma lihtsalt näitan teile see kohutav akt. Siin on siis kirjas need 12. oktoobri ained, klofeliin samuti. Et siis selle teise klofeliini manustamise järel meditsiinidokumentide kohaselt hüppas mingil hetkel Oliveri vererõhk pärastlõunal, aga ta ei hüpanud kordagi üle 180. Ja õele oli antud siis korraldus, nagu oli hiljem lugeda, et kui see vererõhk läheb üle 180, seda ütles siis osakonna juhataja Mihkel Leiner politseis, siis võib ta manustada ühte vererõhku alandavat ainet, mis tegelikult peaks olema kirjalikult formuleeritud, aga mitte ühegi nende õudust äratava aine kohta mingit kirjalikku käsku siin pakselt pole, ainult on kirja pannud õed, et nad neid manustasid. Ja juhtus tegelikult siis niisugune lugu, et see konkreetne õde, Oksana Granovskaja, kes oli Oliveri hakanud algusest peale sopitiiniga uimastama doktor Liivati korraldusel esimest õhtust, et see Oksana Granovskaja ühegi arsti korralduseta manustas simultaanselt Oliverile kell 17. 12. oktoobril 2009 Mustamäe haiglas 4 erinevat vererõhku alandavat südametegevust aeglustavat ainet. Selle täiesti uskumatu ja kõik need ained on siin kirjas, ma olen neid netis pidevalt nimetanud. Kogu selle ravimirünnaku tulemus oli see, et Oliveril tekkis katkendlik hingamine. Ma imestan oma poja tervist, et ta oli selle hetkeni üldse vastu pidanud, kui ma vaatasin seda medikamentide manustamise listi. Ja hiljem politseis ülekuulamisel, aga samuti, kusjuures teda kuulatud üle mitte kahtlusalusena, vaid tunnistajana ja samuti siis haigla seletuskirjas Granovskaja valetas ka politseile vande all, et ta andis tegelikult siis ühte seda vererõhku alandavat ainet, aga tal ei olnud enam võimalik neid surmapäeval ära võetud sissekannete lehti ära võtta templitega, kuna teised õed keeldusid võltsimast. Ja see on kinnitatud, see list, et tas tegelikult andis 4 erinevat. Siis anti veel õhtul meeletu kogus tema poolt seda deksametasooni. Ja peale seda kell 5 toimunud ravirünnakud, siis kell 18.45 Oliveri iseseisev hingamine lakkas. Ja sellel hetkel, kui see toimus, olin mina palatis. Kohal oli Oliveri parim sõber, selle neurokirurgi poeg, ka teine väga hea sõber, mõlemad klassivennad ja Oliveri sõbranna. Ja me olime kõik sellel hetkel seal, nii et tänu sellele me siis saime õde Jaan palatis, me saime tänu sellele siis kohe kutsuda abi ja talle pandi hingamisaparaat siis selle meeletu ravimirünnaku tagajärjel Oksana Granovskaja poolt. Ja põhjus, miks ma hakkasin selle päeva sündmusi üldse uurima hiljem ja mul tekkisid kahtlused, oli selles, et Granovskaja segas need 4 ravimit kokku. Need on märgitud eraldi, aga meie nähes ta andis suure süstlaga, tegi selle süsti. Siis sisestas seda ravimit, teinud süsti kanüüli ja tilutisse
ja ma ei oska seda seletada, aga sellel hetkel, kui ta selle surma praktiliselt siis hingamispeataja süsti tegi, siis mul käis niisugune valu südamest läbi, et ma küsisin vahetult siis, et kas see on ohtlik ja Granovskaja ütles kõigi kuuldes jah ja oli selle ära teinud ja tunnistajad siis on politseis, need klassivennad, on seda seika meenutanud, et ta ütles jah. Ja siis oli inimene nii-öelda lõplikult siis koomas, kui ta oli nii palju üritatud siis igasuguste droogidega siis ära koristada, takistada meie koju minekut, mitmel päeval sealt ära minekut ja selle päeva õhtuks doktor Tiiu Pauluse esimese tööpäeva õhtuks raviarstina oli Oliver koomas. Järgmisel, ja ma jäin ööseks sinna, mul lubati jääda sinna, sest ma ei lähe kuhugi, ma jään siia. Olin selle öö seal ja hommikul, kui tuli taas tööle see õde, kes oli teinud eelmisel neljapäeval suure skandaali seal, et mida te Oliveriga teete, siis ta tuli tööle ja ütles mulle, et ta ei suuda olla, et ta läheb oksendama, et see ei mahu talle pähe lihtsalt, et mida nad on Oliveriga nüüd teinud. Ja siis selgus, et sellest hommikust oli doktor Tiiu Paulus andnud Krasnovale ja kõigile õdedele korralduse lõpetada Oliveri igasugune toitmine ja mitte anda talle mitte ühtegi ravimit, ka antibiootikume, sest nende andmisega olime me loomulikult nõus. Seda meilt küsiti ja öeldigi, oli kopsupõletik diagnoositud. Ja mina aastasin seal kõrval, et kuidas see nagu võimalik on, et teie tegevuse tõttu on inimene nüüd koomas, et mis seadusliku alusega te jätate inimese nälga ja siis lihtsalt kahepoolses raskes bakteriaalses kopsupõletikus inimesele ei manusta enam antibiootikume. Ja see oli täiesti mõistusevastane, sest mina olin sellel hetkel oma täiskasvanud poja seaduslik esindaja, kuigi menetluses Euroopa Inimõiguste Kohtuga Vabariigi valitsus nõudis, et mind ei käsitletaks oma poja seadusliku esindajana, sest tegu oli täiskasvanud inimesega. Aga ma tahaks teada, kes esindab siis haiglas mürgitatud ja tapetud inimese huve, kui täiskasvanud inimesega võib teha ükskõik mida ja ta ei ole võimeline, kuna ta ei ole enam elus ise oma õiguste eest seisma. Loomulikult minul oli see õigus ja kuna ta ei olnud allkirjastanud ühtegi paberit, millega ta oleks lubanud endale nende ainete manustamise, mida talle manustati, siis oli see kõik ebaseaduslik. Ja siis ma terve selle teisipäevase päeva palusin, et nad hakkaksid antibiootikume andma ja toitmist lõpetatakse, seda ei tehtud. Ning sellel samal õhtul siis päris hilja õhtul tulid sinna 2 inimest, keda ma ei olnud varem näinud, selle sama osakonna neurokirurg Saard ja pikemat aega lastehaigla intensiivosakonna juhatajana töötanud Mari-Liis Ilmoja. Ja mulle jäi mulje, et nad tulid nagu hindama siis Oliveri seisukorda ja mingeid märkmeid nad ei teinud, nad olid koos. Ja kuna Oliveri siis pulss reageeris korduvalt kõigi nähes minu kõnele, mis näitas, et ta tundis koomas olles ikkagi ja sai aru, et ma olen seal. Siis oli ta seal lihtsalt koomas ja sellele vaatamata ei pandud siis terve selle teisipäevase päeva antibiootikumi ravi ja toitmist tagasi. Siis järgmisel päeval. Ja kuna ta vajas hingamisaparaati, siis ütleme selles olukorras, mul ei olnud lihtsalt võimalik oma last sülle võtta, täiskasvanud last ja sealt minema jalutada, eks ole. Kolmapäeval oli mul siis lõpuks võimalik kohtuda tema esimese raviarstiga, kes ootamatult oli ära kadunud.
Mihkel Leineriga, kes nii-öelda ütles mulle, et nende haiglas lootsetud haigeid ei toideta ja ei ravita. Ja siis ma ütlesin, et selge, et kas ma võiksin paluda teilt laenuks seda hingamisaparaati, et mis läheme ja ma palun minekut kas koju või Diakooni haiglasse, et kõik, mis on, aga et me tulime siia ainult paariks päevaks uuringutele, et mul on nagu täiesti, ma lubasin oma pojale, et me ei jää siia, me tuleme ainult uuringutele. Ja mul ei olnud õrnagi aimu, mis siis oli juhtunud ja siis me leppisime kokku, et siis 15. oktoober tõesti saab see võimalikuks. Ma väga palusin, et toitmist ja antibiootikume jätkatakse, seda ei tehtud. Aga üks õde ütles mulle, et ta püüab talle anda siis mingeid toitaineid, kas ta tegi või teinud, ma ei tea. Ja ma jäin igaks juhuks selleks õhtuks, ostasin jääda haiglasse, et öösel jälle midagi seal ei tehta, kuid paraku 14. oktoobri hilisõhtul vahetult enne keskööd tuldi mulle ütlema, et ma lahkuksin. Õed ütlesid, et neile öeldi, et Anna Krasnova oli tas valves, et kui ma ei lahku, et siis ta kaotab töö ja teda oli ähvardatud, et ta peab me ära saatma ja et ta lubab mulle, et ükskõik mis öösel nagu midagi juhtub, et ta kohe helistab mulle. Ja et hommikul te olete siit läinud ja siis on kõik. Ja siis ma läksin koju ja ärkasin üles natukene 5, helistasin kohe haiglasse ja mulle öeldi, et Oliveri ei ole enam. Tema südametegevus nagu siis on siin kirjas, oli öösel lakanud ja hingamisaparaat oli välja lülitatud. Ja mitu aastat peale Oliveri tapmist selgus 14. oktoobri siis viimase elus oldud päeva sissekannetest, et tegelikult siis intensiivpalatis Oliveri pööramine oli lõpetatud juba eelmisel õhtul, siis sellel kolmapäeva õhtul. Ja intensiivpalatis inimesi, kes on näiteks kooma langenud, alati tuleb pöörata selleks mõne tunni tagant, et sulle tekiks lamatisi. Ja dokumendid näitavad, et otsus tema tapmiseks tehti lõplikult kolmapäeva õhtul, sest et pööramine on lõpetatud ja mitte mingil juhul ei ole see võimalik, et intensiivpalatis ei oleks teda lihtsalt niisama enam pööratud. Aastaid hiljem selgus veel üks väga raske asjaolu. Selgus see, et kui peale kooma langemist jäeti 26-aastane noor Eesti inimene siis Mustamäe haigla neurokirurgia osakonnas täielikult nälga ja antibiootikumi ravita kopsupõletikule vaatamata, siis pärastlõunast tööle tulnud Oksana Granovskaja on hakanud manustama Oliveri silmadesse silmatilku ja need on ta korralikult siia kõik kirja pannud ja mind väga pikka aega vaevas see küsimus, et miks inimest, kelle surmaotsus on tehtud, miks tema silmi tilgutatakse, et ei saa ju arvata, et siis püütakse nagu mõeldakse, et siis võib-olla silmad läigivad pärast kirstus kuidagi paremini või. 2018 ma sain ka sellele küsimusele vastuse, kui ma sain teada, et kui meedikud kavatsevad varastada silmasaru kesta, siis ei tohi silmad olla kuivad ja silmasaru kesta nõudlus on väga-väga suur ja kui teilt või teie lähedaselt varastatakse silmasaru kest, siis seda võetakse nii, et isegi juhul, kui te siis oma hukkunud või surnud lähedast vaatate tema silmi, mida te ju tavaliselt ei tee, kuna need on kinni, et tavainimene ei saa sellest üldse aru. Nii et see, et jahiti silmasaru kesti on minu jaoks nagu täiesti ilmselge, sest pole mitte ühtegi muud põhjust, miks seda oleks tehtud. Ja mina sellel päeval ega kunagi hiljem enam haiglasse läinud, minu klassivend korraldas kõik ära. Ta on Tallinna matusebüroo juhataja
ja lapsest saati ma tunnen teda, väga tore inimene. Ma siiralt kartsin peale seda, kui ma kuulsin, mis oli kell 5 kuulsin, mis oli juhtunud, et kui ma lähen tagasi haiglasse, et seal võidakse minuga midagi teha. Lihtsalt öeldakse, et tema on, ma ei tea, mingi psüühiline häire või mis iganes on mina järgmine, millega, kes seal siis pikali pannakse ja nagu ma pärast neid skisofreenia ja muude ravimite manustamise liste nägin, siis ma arvan, ma tegin väga õige otsuse. Samas ma ei ole üldse kindel, kas mu poeg suri sellel öösel või läks kuhugi tükeldamiseks operatsioonilauale öösel. Mind ei olnud seal, ma ei tea seda. Mu peal oli 0 veregrupp, see on kõige nõustavam veregrupp elundite jahis. Ja nii see läks, kuna ma ütlesin ka alguses, et ma olen sügavalt veendunud, et hea inimese hing elab igavesti, siis ma lihtsalt tundsin kogu südamest, et minu poeg on igal juhul Jumalaga. Ja siis läks 2 päeva mööda peale Oliveri surma. Võtsime ühendusest mu klassiõde, kooliõde, kes on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ja hakkas esitama mulle küsimusi ravimite kohta ja küsis, kas sa üldse tead, mida Oliverile manustati. Tema ei olnud sealt haiglast. Ja siis ta küsis Oliveri surmapõhjuse kohta, mida oli juba öeldud siis ajuturse ja ütles, kas sa tead, et eksametasooni suur pikaaegne manustamine võib tekitada ajuturset ja nii edasi, nii edasi. Ja siis hakkasin ma süvenema nendesse ainetesse, mida kohta ma teadsin, mida tal oli varasemalt manustatud, aga mul puudus igasugune aimduski kõigest muust, mis selgus siis ligi 3 aastat hiljem. Minu palvet politsei poole, kus ma kirjeldasin, kuidas meditsiiniõe siis manustatud ravimite järele minu silme ees mu poeg vajus kooma ja tunnistajate ees, ei pidanud politsei sellel päeval piisavalt tõsiseks, et algatada kriminaalmenetlus. Kuigi ma seda palusin, mulle helistas tagasi politseiametnik, ütles, et minu taotlust kriminaalmenetluseks ja sõltumatuks lahenduks arutasid nii Kaitsepolitseiamet kui ka riigi peaprokurör, prokuratuur. Ja miks oli Kaitsepolitseiamet ka sellega seotud, see on minu jaoks tõesti arusaadav, kuna ma arvan, et tegelikult paljud inimesed teadsid, et neil on sellest juhtumist väga palju probleemset oodata. Ja siis ei algatatud seda kriminaalmenetlust ja öeldi mulle, et ma pöörduksin Terviseametisse, kui ma sain teada, et seda järelevalvet teeb seal inspektor Peeter Marna, kes on endine kommunist ja oli Nõukogude pearadioloog ja ameti poolest tihedalt seotud ka KGB-ga, siis mul absoluutselt igasugune usaldus selle inimese vastu puudus. Ja ma lihtsalt saatsin kirju, lootsin, et ametnikud ikkagi hakkavad tegutsema, aga ei midagi. Ja mul ei olnud tegelikult ju ka teada, mis oli juhtunud, see selgus kõik alles hiljem. Ja siis otsustajaks sai tegelikult mõne inimese sõnad, et ma hakkasin ise uurima. Üks neist oli see sama Oliveri parim sõber. Liisa oli arst ja kes ütles mulle, et Oliver seisis terve elu alati õiguse ja õigluse eest. Ja väga otsustavaks lisaks temale sai mulle Prantsuse toonase saatkonna asejuhi, minu hea sõbra Helen Roosi vestlus minuga. Helen rääkis mulle sellest, kuidas Prantsusmaal esimesed inimesed, kes hakkasid rääkima inimõiguste rikkumistest aastakümneid tagasi ja teadva nõusolekuta ravimitest ja antud ravimitest ja kõigest, et kuidas nendest inimestest tõesti üle sõideti. Ja ütles nii,
et sa ei saa lihtsalt otsustada, et sa midagi ei tee Oliveri puhul. Ja asitõendeid mul ju praktiliselt polnud rohkem, kui ma olin näinud, kuidas Granovskaja süstide järel Oliver kooma vajus ja siis ma hakkasin väga vaikselt seda kõike uurimaks, nõudma meditsiinitoimikut, mille siis koostamiseks läks 3 kuud ja nii edasi. Ja samal ajal Eesti Vabariigi ametnikud hakkasid siis ulatuslikult toonase sotsiaalministri Hanno Pevkuri alluvuses korraldama juhtumi kinnimätsimist. Ilma minu nõusolekuta suunati juhtum siis Terviseameti Sotsiaalministeeriumi ravikvaliteedi komisjoni, mille asejuhiks oli siis Peeter Mardna. Ja kuigi Oliveri haiglas olles mitte kordagi, mitte üheski dokumendis ei oldud mainitud, et tegu oleks olnud ajusurmaga tema nälga ja ravita jätmisel. Ja seda ei mainitud ka haigusloo kokkuvõttes surmapäeval ehk epikriisis, siis Peeter Mardna tuli kevadel 2010 ligi pool aastat peale Oliveri tapmist välja siis väitega, et Oliver jätti nälga ravita sellepärast, et nälga ravita jätmine pole üldse kuskil kinnitatud, aga et ta oli ajusurnud. Tegelikult Eesti Vabariigi valitsus on selle kõik pidanud medtoimikutest üles tunnistama, et tõesti jäeti nälga, tõesti jäeti ravita 13. oktoobri hommikust. Ja nüüd ma tahan teile näidata, milline näeb välja siis Peeter Mardna poolt valmis võltsitud paber. See on siis, siin ei ole isegi nimekirjas, kust peab olema nimi, siin ei ole templit, kõikide materjalide juures peab olema haigusloo tempel inimese nimega, siis tema isikukoodiga ja selleks, et tuvastada kellegi ajusurma, peavad viima erinevad arstid läbi terve rea erinevaid siis protseduure ja see pannakse kirja ametlikku dokumenti, mille nimi on ajusurma tuvastamise protokoll. Mis protokoll ei ole, see paber on sama palju väärt ja mingisugune Peeter Mardna tualettpaber. Siia alla on löödud kellegi Kristel Saardi tempel. Siis on siia keegi kirjutanud Jeep, võib-olla see Jeep peaks olema doktor Ilmoja. Kõik Saard ja Ilmoja on siin märgitud, nende eesnime pole märgitud ja see on minu jaoks täiesti uskumatu, et sellise paberiga Eesti Vabariigi valitsus nii õhkras isikuvastases loos, mõtlemata, et need inimesed on võib-olla teinud seda kõike sama väga paljude inimestega. Sellega siis peteti ära inimõiguste kohus, kui ma läksin lõpuks inimõiguste kohtusse. Jutt selle kohta, et Oliveri juhtumis on kõik kohtuinstantsid läbitud, mida on kinnitatud siin erinevates ametnike kirja pandud tekstides, ei vasta tõele, sest pärast kriminaalmenetluse lõpetamist, mille jooksul mina ei näinud veel seda, mis oli manustatud, seda nimekirja mulle kohtuekspertiisi aktist näidati alles peale kriminaalmenetluse lõpetamist. Siis kriminaalmenetluse lõpetamise järel lõpetas selle juhtumi üks riigiprokurör, kelles Vabariigi valitsus pani ka tänulikult ja kes kajastas siis kõiki neid pettusi ja kelle siis Vabariigi valitsus pani tänulikult Vabariigi valimiskomisjoni ja kui ma nägin seda uudist, et tõeliselt suur petis riigiprokurör on pandud Vabariigi valimiskomisjoni, siis ma ei tea, kas naerda või nutta, aga tahaks ikkagi nutta, et me oleme sellises õiguslikus justiitsanarhias tänases Eestis. Ja ka praegu aastal 2019 on see riigiprokurör selles ametis. Minuga ta kordagi ei kohtunud, loomulikult vaid lihtsalt tegi copy-paste nendest valedest ja siis läks juhtum läbi juba advokaadibüroo Lilla ja partnerid edasi Tallinna ringkonnakohtusse, kus samamoodi tegi copy-paste nendest valedest. Siis kohtunik Ivi Keskküla, kellele anti ka eelmisel aastal riiklik autasu. Ivi Keskküla ma täiesti juhuslikult tema tegemistest tean tänu sellele, et minu esimene pinginaaber tunneb tema selle nii-öelda nõukogude ajal juba justiitssüsteemi läinud inimese tausta ja tema tegusid ja on mind sellest veidi valgustanud.
Kaivi Keskkülaga ma ei kohtunud, mitte ühtegi kohtuistungit mulle pole lubatud, terve hulga asjaolude kohta ma olen palunud taotlust Tallinna halduskohtust, et ma saaksin kas või nendel aastatel ühe avaliku kohtuistungi, et ma saaksin näidata asitõendeid. Ja ma olen seda kõike teinud ühel põhjusel kahjuks riigis, kus arstid on ise tunnistanud, et umbes 1500 Eesti inimest hukkub igal aastal ravivigade tõttu ja suures osas peamiselt siis nõukaajas säilinud teadva nõusolekut ainete manustamise ja selle eutanaasia praktika tõttu, et ja ma arvan, et kohe suureneva elundite jahi tõttu, et siis lihtsalt tuleb midagi teha teiste inimeste jaoks ja kahjuks ma pean ütlema, et täna, kui me siin räägime, meil on peagi käes kevad 2019, praegu on märtsikuu. 2 nädalat tagasi, kui mul oli tänu justiitsminister Urmas Reinsalule võimalik esimest korda elus kohtuda oma juhtumis prokuröriga, riigi peaprokuröri Lavly Perlinguga, justiitsministri osalusel, siis päev enne seda ma kohtusin ühe isaga, kes mõned kuud tagasi peteti ära nõustuma oma lapse elundite andmisega siinsamas Eesti Vabariigis Tallinnas. Talle öeldi, et kui te ei ole nõus elundeid andma, siis me lülitame teie lapse hingamisaparaadi välja juba päeval. Aga kui te olete nõus, me hoiame teda elus õhtuni. Inimene on šokiseisundis sellises olukorras, nende pere oli väga palju üle elanud mõne lühikese päevaga. Ja alles minult siis mitu kuud hiljem ta kuulis seda, et kui inimene on ka aju surnud, mingit ajusurma protokolli on talle esitatud, siis teie laps kuulub teile, te võite ta viia Diakoonia haiglasse. Te võite viia oma lapse surema kodu. Te võite hingamisaparaadi laenata. See on teie otsus. Ja kahjuks see isa ütles, et ta sai aru, et see ei ole perekonna otsustada. Ja kahju, et nii on. Ja miks on oluline? Minister Urmas Reinsalu on teadlik sellest juhtumist ka mõned ametiisikud. Et miks on nagu väga oluline, et see nõukogude ajast pärit teadva nõusolekut ravimite manustamine lõppeks. See on praegu veel eriti oluline. Esiteks see on seadusevastane, aga teiseks see on väga oluline sellepärast, et kui sa ei tea, mis aineid sinu sisse pannakse, siis on sulle väga lihtne öelda, nii nagu minule öeldi, et loll ei saa aru, et su lapse pea on kasvajad täis ja midagi ohtlikku me pole andnud, mitte midagi pole andnud. Ja 3 aastat hiljem, et kellel on nagu jõudu ja kellel on energiat ja ka teadmisi, võt niimoodi edasi minna ja pureda ennast läbi. Ja nõudlus nende organite järele on väga-väga suur maailmas. Ja arstiteaduse arenedes ja areng on olnud tohutu elundi toonulluses. See nõudlus ainult kasvab sellepärast, et kui inimestel on võimalik pikendada kellegi lähedase ja armsa elu, siis paraku väga paljud siis vahendid lähevad käiku, mis ei pruugi olla ka seaduslikud ja näiteks pärast Oliveri surma, kui Hanno Pevkuri alluvuses korraldati Terviseametis ja Sotsiaalministeeriumis see meeletu pettus, siis Pevkur vahetas välja Terviseameti juhi, pani Terviseameti juhiks endise sotsiaalministri Tiiu Aro, kelle ministriks oleku ajal kunagi raputas Eestit ülisuur elundiskandaal Ida-Tallinna Kesklahaiglas, millest toona kirjutas ka ajakirjandus, kus tulid Iisraelist elundioottajad, leiti siit Ida-Euroopast siis elundipakkujad ja tehti nii-öelda tasuta heategevust. Et kui niisugune asi toimub, et keegi vabatahtlikult annab ja või kui see tehakse seaduslikult, siis miks mitte, aga kui seal taga on äri ja kui jahitakse ka noorte inimeste elundeid ja ebaseaduslikult seda tehakse, siis
see on täiesti vastutustundetu. Ma tahan teile veel ühte dokumenti näidata, ka selle võltsitud paberi esitas Eesti Vabariigi Valitsus Euroopa Inimõiguste Kohtule. Lisaks sellele Martna võltsingule ajusurmast, mis ei ole üldse mingi dokument, siia on kirjutanud doktor Aadu Liivat ilma pitsatita hiljem mingisuguse teksti, mis on täiesti ebaseaduslik, sellepärast et arstide kõik sissekanded peavad olema pitsatiga fikseeritud ja siin üleval peab olema siis inimese nimi ja kõik peab olema pitseeritud ja Eesti Vabariigi Valitsus pani selle Aadu Liivati teksti, mille ta oli siis kirjutanud kooma langemise päeva järel arsti sissekirjutusele. Nad panid selle Aadu Liivati teksti selle doktor Erki Loigomi suhu ja Välisministeerium saatis selle võltsingu siis Euroopa Inimõiguste Kohtule, just kui Erki Loigom oleks öelnud, et tegemist on ajusurma seisundiga. Tegelikult ajusurma seisundit 12. oktoober ei saanud üldse hinnata, sellepärast et inimese uimastamisest oleks pidanud olema möödas vähemalt 12 tundi. Ja see on ilmselge võltsing, kõik need asjaolud olid teada Vabariigi Valitsusele, kõigile ametnikele ja vot niimoodi tõesti suvalisel paberil veel lasti lisada igast asja, mis on huvitav, vot niimoodi, niisugune näeb välja, head inimesed. Inimese surmapäeva dokument, järjekordselt pole isegi nime, pole mingit templit, keegi teise osakonna arst Andrus Kreis on siia kirjutanud, et lülitas välja, siis hingamisaparaat on välja lülitatud, kes lülitas, miks ei elustatud intensiivpalatis, kus on kohustuslik, kui ei ole otsust mitte elustada, ühtegi konsiiliumi otsust ei ole, kõik on nagu totaalselt võltsitud. Siin on minu paber. Eesti Vabariigi Valitsus oli tegelikult nõus pakkuma mulle inimõiguste kohtusse mineku järel, kui olid need pettused selgumas ja juba ka suures osas selgunud, oli mulle pakkunud võimalust teha kokkulepe, maksta mulle raha kõigi minu kannatuste eest, vähemalt osaliselt. Ja siin on minu kiri, milles ma teadsin kohtule, et ma mitte mingil juhul ei ole nõus kokkuleppe menetlusega lihtsalt sellel lihtsal põhjusel, et ma leidsin, et kümned ja kümned tuhanded eurod, mida siis advokaadibüroo saatis selle juhtumiga seoses kahjunõudena, ei vii mind selle sihini, mis on selle aastatepikkuse töö siht olnud. See, et niisugune käitumine, teadva nõusolekuta inimese massiivne mürgitamine, piinamine ja eutanaasia ehk tapmine tuleb hukka mõista, sest et sõbralik menetlus kahjuks oleks tähendanud seda, et ma võtan raha ja ma midagi ei ütle. Aga mind on see ligi praktiliselt 10 aastat tehtud töö, et on mind finantsiliselt praktiliselt täiesti laostanud, sest et lihtsalt see on ju arusaadav. Samas ütleme, et ma tunnen, et ma ei kahetse seda absoluutselt, sest et kui ma alustasin, mul ei olnud õrna aimugi, mis välja tuleb, aga välja tuli täiesti hirmus asi. Ja ühe asja tahan veel öelda. Nii haigla kui Vabariigi Valitsus on siis EIK menetluses valetanud, et mu pojale teisel haiglapäeval tehtud uuring olevat justkui näidanud, et tal oli ajus kraniaalnärvide haaratusega patoloogiline protsess, totaalne vale, sest et uuringu teinud Katrin Backhoff tegelikult on siia kirjutanud, et ta peab diferentsiaalse ehk võimaliku teistsuguse diagnoosina võimalikuks, et oli põletik. Kahjuks meile ei näidatud seda, ühtegi uuringu tulemust ei näidatud. Kui me oleksime teadnud kohe haiglasse minnes, et oli mingisugune uuring, mis näitas võimalikku põletikku, siis on vaja ju see põletik kõigepealt välistada teiste analüüsidega, seda ei tehtud. Ja see serukal, mis meid üldse haiglasse viis, millest ma alustasin, see metroklopramiid, mis võib tekitada tasakaaluhäired, mis Oliveril ka tekkisid ja muid väga raskeid neuroloogilisi kõrvalnähte.
et selle Serukali manustamise korraldus pandi meie haiglasse minnes uuesti ravimite annustamise lehele, aga mitte kordagi enam ei manustatud, mis näitab seda, et tegelikult suurepäraselt saadi aru, et see oli see ravim, mis Oliveri tagasi haiglasse tõi. Ja lõpetuseks ma tahan veel praegu seda öelda, et kui me otsustasime sõita oma poja parima sõbra isa haiglasse, sinna Mustamäe haiglasse, et kutsusime kiirabi. Et siis lootus, et võib-olla kiirabi nagu midagi veel ütleb alternatiivset. Ja kiirabiarst teel Mustamäe haiglasse, kiirabimeedik, tegi midagi täiesti tavatut, ta andis autojuhile hipodroomi juures korralduse auto peatada. Auto peatati ja siis see väga kena naine pöördus minu ja Oliveri poole ja ütles meile niimoodi, et lähme ükskõik kuhu mujale, aga ärme lähe Mustamäe haiglasse. Ja ma arvan, et see naine on näinud korduvalt seda, kuidas juhul, kui EMO külastuse ajal midagi on läinud valesti ja inimestel tekkinud mingisugused sellised täiesti uskumatud nähud, et siis sealt see inimene enam elusana ei pruugi tagasi tulla. Ja ma arvan, et ta on väga palju meile mõelnud, ta on kindlasti selle juhtumiga arenguga olnud kursis. Aga mulle jäi see väga meelde, et miski ütles sellele naisele, et me ei tohi sinna tagasi minna. Kahjuks me tegime vale otsuse, läksime tagasi ja me tegime selle ühel põhjusel. Me usaldasime teid, arstid, täielikult ja siin on tulemus.